Sajandi viimasel veerandil nihkus Tallinna ametlik keskpunkt Raekoja platsilt Viru väljakule seoses suurte ja põhimõtteliste muutustega majanduselus. Kristjan Rotermann justkui nägi 20 aastat varem ette neid suuri muutusi ning ehitas praeguse Viru väljaku äärde 2-korruselise kaubamaja. Hiljem lisandusid kvartalisse laohooned, makaronivabrik, villa- ja puidutööstus, jahuveski, piiritusevabrik ja teised edukalt tegutsenud tööstused. Tähtis koht majanduse elavdamisel oli ka siinsamas külje all asuval Tallinna sadamal. Rotermanni kvartali asukoht sadama vahetuse läheduses ning olulisemate maanteede ristumiskoht oli ettevõtetele logistiliselt parim asukoht Tallinnas. Siinne tööstusarhitektuur oli väärikas ning muljetavaldav. Rotermanni kvartali nagu eripära on selliste väikeste eripärade summa, alates siis sellest ajaloolisest uhkest hoonestusest, mis siin on olnud, ja siis teiselt poolt nagu parimate Eesti arhitektide tehtud kaasaegne arhitektuur, et see sümbioos või see miks on nagu väga mõnus. Rotermanni kvartali võlu on kindlasti selles, et säilitud on maksimaalselt vana tööstusarhitektuuri. Kui käia mööda Rotermanni kvartali kitsaid tänavaid, siis see mulje on selles suhtes küps, et temas on midagi vanalinlikku. Mis on õnnestunud, on just see, et need uusehitised on konteksti arvestavad. Ma arvan, et selle kvartali nagu kroonijuveeliks peaks siis saama 2011 kuskil seal kandis valmiv elevaatori hoone, kus siis ideaalis võiks olla kultuuriga seotud asutused. See on nagu õnneks läinud, et see kvartal on sattunud nagu hea visiooniga arendajate kätte. Seda, mis Rotermanni kvartalist võiks kokkuvõttes kujundada, paistab praegu juba päris hästi silma, see on täitsa nähtav. Puudu on vaid mõned hooned, ehituste lõpetamine ja see, et tekiks tõesti see elu ja siblimine, mida sinna on kavandatud. Hoonestuse mõttes minu meelest on selle kvartali arendus kahtlemata kõige õnnestunum kvartal Tallinnas kindlasti. Ja võib-olla uus kvartalitest ka Baltimaades. 2008 sügisel valmivad Rotermanni kvartalis 2 uut ärimaja, kus on võimalik pakkuda hetkel büroopindu suuruses 80 kuni 490 ruutmeetrit ja kuna uus ja vana jahulaudu on omavahel ühendatud aatriumiga, on võimalik üle 900 ruudust pinda võtta ühel üürnikul. Aasta lõpus valmivad ka Laudsapa töökoda, kus on tulemus 3 bürootorni. Suurustega 50 kuni 70 ruutmeetrit saab üürnik endal võtta privaatse korruse, mis on ühendatud liftiga. 2009-2010 on valmimas veel 2 hoonet, kus on büroopindu ja kaubanduspindu kokku tulemas üle 6000 ruudu ning kuhu oleme valmis ka täna juba läbirääkimisi alustama. Veel mõni aasta tagasi oli Tallinnas kindlasti arusaam, et võrreldi selle kvartali ruutmeetri hindu siit mõni kilomeeter eemal asuva uusarenduse hindadega, siis igaüks, kes kinnisvara arendusega lähemalt kokku puutunud on, saab aru, et aastate lõikes on need hinnavahed on kordades. Kokku saab siia ehitatud maapealset osa 60 000 ruutmeetrit
mis on sellise väikse asula mõõtmed. Ma usun, need, kes kõik ennast siia täna sisse seavad, kindlasti teevad õige sammu ja meil on võimalus olla ka osakene Tallinna uuest arendusest.